No nii, käes on aeg teha jälle üks video, pole ammu teinud neid. Et kes siis teab, Movila sai vahepeal maa müüdud ja pidin ostma endale uue Movila, aga läks nii, et ei ole saanud seda vahepeal osta ja ka mõtted muutusid ja üks probleem tekkis siin vahepeal, millega on pidanud tegelema, et maakütte OÜ pani mulle Ugude värskesse majja maasoojuse ja kohe pärast garantii aega läks see katki ja siis eksperdid tegid kindlaks, et see oli juba algusest peale tegelikult vigane lahendus, et siis pidin minema kohtusse abi otsima, et võib-olla õiglust saada, aga naljakas on see, et täna on see veninud juba teise kohtuastmesse ja vaidlus käib selle üle, kas maakütteseade on toode või ehitisosa, et ma saan aru, et külmkapp on toode ja kui ma poest ostan Powerrock ploki, panen seina, siis see on ka toode, aga kui ta seina läheb, siis ta enam ei ole toode, siis ta on ehitisosa, kuigi ma saan teda samamoodi välja toksida ja välja vahetada, aga nüüd siis vaidleme selle üle, et kas Eesti oludes küttesüsteem on eramuosa või mitte. Aga mitte sellest ei tahtma rääkida, ma tahtsin rääkida sellest, et me lähme linna. Mina olen kõrval istu peal, mul ei ole rooli ees, mind viiakse õigemini linna ja linnas on üks tore asi mind ootamas, üks uus matkaautoprojekt, et kuidagi täiesti juhuslikult leidsin endale ametlikuks autopartneriks Infoauto ja kes on vaadanud minu seda viimast saadet, kus me Kesk-Ameerikas, Panamas, Costa Ricas, Nicaraguas reisisime, siis seal ma ütlesin ka, et tegelikult ma tahaks endale saada järgmiseks Ford F-150 Raptorit, mida ka Infoauto müüb, aga tegelikult ma leidsin endale ühe veel parema masina ja nüüd lähme sellele järgi. See on nüüd Ford F-150, see ei ole kui Raptor, see on tavaline, võt midagi siukest ma tahtsin endale kunagi saada või siis mitte ees kunagi või hiljuti, aga nüüd siis me vaatame, mida me siis päriselt endale saame. Ei tea, kelle oma on. Tervist. Tere. Nii. Aga ega me saame see maikselt tasakki küll läbi ja käsi jah. Tee ukse lahku või üle. Mitte tavaline auto, vaid on kosmoselaeva moodi auto. Kunagi väike olin, vaatasin filme, kuidas kosmoses lennati, siis nüüd mul on oma kosmoselaev. Siit paneme tõukurid tööle, siis paneme varpa ajame ka käima ja siis paneme minema. Aga nüüd on meil väike vormistamise küsimus ja siis hakkavad uued seiklused pihta. Muidugi ümber peab ka seda autot ehitama, sest mulle meeldib asju ehitada ümber, et saada sõita üle ümber. Tere! Jõudsin koju. Nüüd läbi väikse otsetee metsa ja ägedad nupud on ikkagi siin laes, mulle meeldib. Aga ühesõnaga, et tegin auto poriseks, jah, määrisin ära. Et ei ole hullu, saab puhtuks jälle. Aga nüüd siis tuleb hakata seda autot ehitama, et natuke suuremad rattad alla, väike tõste ja siis katuseraamid ja siia saab hästi palju igasugust lisavarastust külge panna, et see on kohe tehtud niimoodi, et siia annab asju külge panna. Aga siuke ta siis on, jah, et Ineos Grenadier, kui keegi tea, mis on Ineos Grenadier, siis lühidalt kokkuvõttes on lugu selline, et kui 2017 Land Rover lõpetas traktorite tootmise, ehk siis selle vana Defenderi tegemise, siis üks rikas Inglise härra tahtis selle tootmisliinid ära osta nende käest, aga Land Rover ütles, et ei saa. Ja siis see mees läks pupi ja õllut ütles, et no võt, teeme ise. Ja tegid ise. Ineos on siis üks suur keemiatööstusettevõte maailmas, mis teeb igasugust asju ja see on pappi hästi palju ja Sir Jim Ratcliffe'il on ka hästi palju pappi ja siis asutati siis Ineos Automotive ühesõnaga hakati autosid tootma. Ja see on siis esimene auto, mis sealt välja tuli ja seda on siis võimalik ka kastiga saada ja selle ehitamisel siis peeti silmas üht asja, maastikusuutlikkus ja siis nii ongi. Et kui kõik autotootjad ütlevad, et regulatsioonid on nii karmid, et ei saa enam toredaid kandilisi ja maastikusuutlikke autosid teha, siis Sir Jim Ratcliffe tõestas ära, et saab ikka küll. Ja siis Infoautos teistis selliseid asju saab, et mingil hetkel siis hakkame seda autot lähemalt ehitama, vaatama, et mis see põhjal on ja mis see kuhugi külge annab panna, et ma pean nüüd hakkama varustust usinasti tellima, et siis ajame ta garaaži ja siis hakkame järjest külge keerama, kui varustus hakkab kohale tulema. Kõigepealt ma ilmselt kleebin selle üle, sest
ma juba natukene käisin Võsa vahel sõitmas ja mulle ei meeldi sõita Võsa vahel ettevaatlikult, vaid normaalselt, et normaalselt saab sõita siis, kui on auto üle kleebitud, siis ei pea muretsema igasuguste kriipsude ja kraapsude pärast, mis teevad küll auto ilusamaks, aga üle kleebituna on natuke julgem ikkagi. Vot, et see on esimene asi, aga külm on väljas, ikkagi detsember juba. Vot, et siis vaatame jooksvalt, jah. Kui mingid vidinad kohale tulevad, siis ma räägin täpselt, et siia annab tellida igasuguseid asju hästi palju, et ma üritan tellida need asjad, mis minu jaoks on mõistlik, et igasugust totrusi tehakse ka siia, mida tegelikult vaja ei ole, aga mõni asi on lihtsalt äge ja siis see tuleb ka ikkagi tellida ja külge panna. Ja mis põhiline veel, mis selle auto puhul on see, et tegelikult on võimalik siin ka katust lahti lõigata ja teha katusest telk, et ei ole mitte nii, et sa paned autole katusele telgi, vaid siin auto katus ongi telk, et siukseid ümberehitusi tehakse selle autole ka, aga see maksab hästi palju, et sellest võib-olla kunagi hiljem. Esialgu ma ehitan sinna sisse magamiskoha, vaatame kohe järgi, et siia siis nagu ikka automatkeatel kombeks, siia tulevad sahtlid ja istmed lähevad mitte küll päris sirgelt, aga natuke alla ja siis saab siin sahtlites asju võtta ja siin magada. Ja tõenäoliselt siia ma tellin mingisuguse pannipaiga riiuli, et saab siis mingisuguseid aluspesu siin ära panna, et ette jääks midagi siukest. Vot, siuke laevärk. Aga nüüd on külm ja et näeme siis järgmine kord juba soojas garaažis kuskil, kas minu või kellegi teise garaažis. Tere!